Eesti välis- ja julgeolekupoliitika ei ole päevapoliitika tööriist. See on meie riigi kestmise küsimus. Ja strateegilise rahvusvahelise ebamäärasuse kasvades ei tohi me teha vigu. Esiteks, Eesti välispoliitika peab olema ja saab olema järjepidev. See on Isamaa käsitlus meie välispoliitikus 27. aasta valimiste järel. Eesti ei saa lubada tõmblemist. Väikeriigi jaoks on erilise kaaluga see, et sisepoliitika peab teenima meie välispoliitika eesmärke. Teiseks, vajame rahvusvahelise olukorra muutumisega vastavuses olevat uut Eesti julgeolekustrateegiat. Meie välispoliitika põhiküsimus oli, on ja jääb Eesti julgeoleku tagamine Venemaa sõjalise ohu tõkestamiseks. Sellelt aluselt on strateegiliselt eluline meie jaoks Ukraina toetamine ja Vene agressori tõrjumine ning küsimus Euroopa julgeolekuarhitektuurist sõjajärgselt. Kolmandaks, Euroopa julgeolek. Oluline on Euroopa riikide suurem valmidus panustada sõjalisele kaitsele. Peame hindama jooksvalt aastate lõikes 5% eesmärki NATO liitlaste seas. Ja me tervitame kantsler Merzi deklareeritud Saksamaa poliitilist valmidust kujuneda Euroopa sõjaliseks suurjõuks. Tähtis on Euroopa Liidu struktuurvahendite kasutamine riigikaitse vajadusteks. Ukrainat õigusega toetame, kuid Euroopa Liidu eelarve Euroopa Liidu riikide sõjalist kaitset ei võimalda reeglite kaudu otsekuid toetada. See on poliitilise tahte probleem. Euroopa kaitsevõime tugevdamine laiemalt eeldab pikaajalisi tellimusi kaitsetööstusele, regulatiivsete takistuste vähendamist, kapitaliturgude mobiliseerimist kaitsetööstuse investeeringuteks, energiajulgeolekut, mis toetab tööstuslikku baasi, strateegiliste toorainete ja tarneahelate kindlustamist, sest vaadake, ilma tugeva tööstuseta ei ole tugevat kaitsevõimet ja ilma kaitsetööstuseta ei ole piisavat heidutust. Eesti peab olema selles arutelus eestvedaja intellektuaalselt, mitte kaasajooksik. Euroopa riigid arutavad praegu intensiivselt heitmekaubanduse, niinimetatud ETS-süsteemi reformimise üle, et vältida meie kontinendi deindustrialiseerimist. Eesti seisukohad samas pärinevad jaanuarist 2022 selles küsimuses. Peaminister ütleb, et vaatame, mis Euroopa Komisjon välja pakub, nagu loen uudistest. See ei ole tegelikkust kujundada püüdev ja aktiivne hoiak. Neljandaks, Eesti elulistes julgeoleku huvides on tugevad liitlassuhted Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel. Sellest tuleb lähtuda. See ei ole emotsioonide või retooriliste pooside küsimus. Ka täna on Ameerika Ühendriikide sõdurid Eesti pinnal, et kaitsta Eestit. Rahvusvaheliste suhete keskkond on muutumises ning see sisaldab Eesti jaoks olemuslikke riske. Seda enam peame ennast sisemiselt kontsentreerima ning koostöös Euroopa liitlastega peame suutma vältida ebasoovitamaid tulemeid Ameerika Ühendriikide ja Venemaa julgeoleku arutelude käigus kahepoolsest. Viiendaks, meie välispoliitiline ühtsus ja sisu. Lugesin eile peaministri intervjuud välispoliitikast, kus ta kõneles sildistavalt hoopis minust viitega Ameerika Ühendriikide poliitilistele hoiakutele Euroopa suhtes. See näitab paraku peaministri sisepoliitilist ebakindlust, mis kandub üle paraku välispoliitikasse. Tuletan peaministrile meelde, et Isamaa on Euroopa mõjukaima poliitilise perekonna Euroopa Rahvapartei liige. Endine peaminister, tänane Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas on möödunud aasta lõpul murelikult ja avameelselt hinnanud valitsusjuhi suutmatust Euroopa poliitikas. On tõsine diagnoos. Kutsun peaministrit üles leidma aega ning teha oma ametiajal siiski ka ära visiidid nii Ameerika Ühendriikidesse kui Ühendkuningriiki. Välispoliitika ei tohi muutuda sisepoliitika pikenduseks, vaid olukord peab olema vastupidine. Viitan siin ka viimaste nädalate pretsedenditule segadusele ja kohatule retoorikale Eesti välispoliitika ümber. Eesti riigi esindajatelt küsitakse teiste riikide poolt õigusega selgitusi, nagu tunnistas eile väliskomisjonis ka lugupeetav välisminister. Ja meil on olukord, kus siiamaani sellises situatsioonis pole välisminister kõnelenud Vabariigi presidendiga. Kes vastutab meie välis-
poliitika koordineerimise eest. Küsisin seda eile väliskomisjonis välisministrilt. Tema vastas, et Riigikogu. Panete tähele? Eesti peab olema usaldusväärne. Ärme larista seda kapitali maha ja see on praeguses ülikriitilises olukorras meie kõige väärtuslikum ressurss. See on sõnum meile kõigile poliitikutele. Ja ennekõike neile, kes vastavalt Viini rahvusvaheliste suhete konventsioonile ilma erivolituseta riiki esindavad. Võtame kokku. Eesti välispoliitika peab olema järjekestev ja usaldusväärne. Meie välispoliitika peaülesanne on julgeolek. Ukraina toetamine ja Venemaa tõkestamine on meie keskne ülesanne. Euroopa julgeolek ei teki deklaratsioonidest, see tekib tööstusest, kaitsevõimest ja poliitilisest tahtest. Aitäh teile!